sa peaaegu ei oleks jõudnudki siia podcasti, sest et sa rääkisid mulle ennem, kui me Hesburgeris sõime, et sa äärepealt surid ära. Sul oli autoõnnetus, kus auto käis üle katuse mitu korda. Räägi sellest. No jah, mõned on võib-olla, mõned teavad, mõned ei tea. Paar kuud tagasi Tartu maanteel käis jälle üks pauk. Ja seal autos oli Jakko Krull. Ma olin juht, jah. Ja vastassuuna juht kaotas juhitavuse ja üritas meid ära tappa selle manöövriga. Kuidas see juhtud, sõitsite, tõite võtte nagu selle filmi bussis? Võtte meeskond oli seal bussis või? Palju teid oli seal? See oli nüüd naljakas, ongi see Sitaks naljakas. Tipp suri ära peaaegu. Ja sitaks naljakas oli see, et ja see oli ühe teise võtte buss, mille ma olin lihtsalt laenanud produtsentidelt. Nad heast tahtest andsid mulle selle, et meil oli teleseriaal Kanal 2 teine võimalus, kust meid eile vallandati. Selleni me jõuame. See on järgmine teema. Sa sõidad, on ju. Järgmine hetk sa näed vilksamisi. Keegi tuleb, sõidab vastu. Kuidas see põmm üldse juhtus? No niimoodi, et see juht kaotas nagu juhitavuse... Kes vastas tuli vastu meile Tartumaa. No jah, me sõitsime, mul oligi 90 konkreetselt Pidokal vist. Yeah. Ja lihtsalt järsku vaatad, et nagu siuke asi käib sees, sinu ritta vastu, et sa on nagu mingi, mida ma teen nagu, et kui tüüp on sinu reas, sa nagu pidurdad, siis sa nagu ka paned talle otsa, see on nagu täpselt nii, et nagu gaasipidurid kuidagi nagu vastavad sellele, siis ta sai nagu mööda küll kuidagi ja siis sõitis külje pealt sisse, no täpselt minu selja taha, et ta oleks mingi põhimõtteliselt meeter nagu ettepoole sõitis, siis ta oleks nagu, ma oleks surma saanud tõenäoliselt. Auto käis üle katuse nagu filmis ja kui kaua olite teadvusetud ka? Ei, me saime kriimudega ära sealt. See oli jumala hull aks, aga me nagu reaalselt nagu turvavöödis kinni meid ja see pauk, kuna meil öeldi auto ei pidurdanud ka sellel hetkel. Siis me läksime suht nagu pillardikuul niimoodi põmaki lihtsalt kraavi 90-ga, et üle katuse 2,5 korda, ühe korra käsime ja siis veel pool või. Ja siis olite nagu šokis ja kohe ronisite välja autost või? No me nagu, nii palju nagu, et saime aru, et ilmselt oled terve, aga samas pärast sellist nagu momenti sa... Ei tea ka, vaata. Täpselt ei tea. Tere, šokk. No täpselt see on niimoodi, et sa lähed välja, ronid välja autost, see on su esimene nagu instinkt, vaata, kui sa saad liigutada normaalselt ennast teadvusel, mida iganes on. Ja siis sa hakkad vaatama nagu enda käsi ja asju, vaatad, et okei, kõik on verine nagu, et kildudest, vaata. Oli või? No, killud, kõik klaasid purunesid autol peale tuuleklaasil on see mingi, ta on nii ehitatud, ülejäänud klaasid kõik nagu ainuke vigastus oligi lihtsalt see kildudest nagu käed olid katki. No ta oli lihtsalt, üks põhimõtteliselt pindmised vigastused. Kõigil nagu põhimõtteliselt olid nagu mingid kriimud nagu. Mis te siis tegite järgmisena? No seal oli pealtnägijaid, nii et hunnik autosi pidas kinni. See väga kiirelt võttis sellise täispika Ameerika filmi mõõdu, kus sul oli nagu mingi 3 kiirabi, 2 tuletõrjet, 4 mendiautot, mingi liiklus pandi kinni. Kui kiiresti need kohale tulid? Ta öeldi, kuna see oli 60-70 kilti Tallinnast, siis ma ei mäleta, mis see kõige lähem punkt oli. Mingi 20 mintsi läks ikka aega, enne kui nagu šoks läks. Aga te olite nii šokis, vaata, te läks aeg hästi kiiresti kindlasti, et te istusite seal, tiksusite ja ootasite või? No igav ei olnud, Man. Mis tunne on? Mis tunne pärast oli, kui sa koju läksid? Ja mis tunne sul praegu on? No nüüd on juba siuke, hakkab nagu ununema juba vaikselt või nagu ma kasutan seda kuidagi, üritan seda energiat nagu positiivseks suunata, et sul on antud see nagu see seriaal teine võimalus. Ja jõudsimegi sujuvalt järgmisel teemal.